tänases Makita tööriistakoolis ei räägigi me niivõrd tööriistadest kui hoopis abivahenditest, mis siis aitavad tööplatsil tööd teha. Räägime valgustitest ja räägime siis sellisest põnevast asjast nagu töömaa külmik või siis soe kapp. Ja mis mulle meeldib nende Makita valgustite juures on see, et no loomulikult nagu alati, Makital sa saad alati kasutada kõikides seadmetes ühte ja sama akut. Makital on meil siin täna vaatluse all 2 erinevat lampi. Ühed on siis sellised jalgade peal lambid, natuke väiksem, natukene suurem ja lisaks on selline jonnipunnilaadne töömaalamp. No kui me räägime sellest jonnipunnilaadsest töömaalambist, siis selle üks eelis on loomulikult see, et tööd tehes, asju tassides, ringi liikudes, sa ei saa seda ümber lükata niimoodi, et ta kukub sul ümber ja läheb katki. Nüüd see kestab kuni 18 tundi. Nüüd, mis on positiivne selle seadme juures, on see, et tegelikkuses sa saad panna selle põlema ka vooluvõrgust. Ehk saad panna juhtme taha ja lamp töötab edasi. Sisse käib tal 2 akut. Seega saad ühe aku välja võtta, panna laadima, teise akuga ta põleb edasi, nii et töö ei katke. Nii et võimalusi on mitmeid ja valgus on kogu aeg olemas. Ja minu jaoks põnevamaks läheb asi siis, kui me võtame need tõelised prožektorid. Väiksem prožektor on 3000 luumenit, suurem on 10 000 luumenit. No see on nüüd tõeline prožektor. Loomulikult kõik lambid on niiskused olmukindlad, mõeldud ehitusplatsile, ei pea kartma sellepärast, et kui kuskilt tulevad kaela vihmasabin, et siis peab kiiresti jooksma ja asjad kokku korjama ja kuskile varju alla panema. Nii see ei ole. Nii palju lampidest. Loomulikult on tegu uute toodetega, mis tähendab seda, et makita.ee kodulehelt valige uued tooted ja te jõuate kiiresti nende toodeteni. Saate uudistada täpsemaid näitajaid, mis suurus, kui võimas, kaua kestab ja nii edasi. Meie tänane teine põnev teema on võib-olla ütleme kootsõnaga külmakast, aga tegu ei ole üldse mitte ainult külmakastiga, vaid see on ka kuumakast. Ehk siis sa võid siin sees hoida toitu nii soojana kui ka külmana. Siin on nüüd sees ikkagi päris külmkapi kompressoragregaat, mis tähendab seda, et sõltumata välistemperatuurist tema lööb siia sisse nii sooja kui külma. Kusjuures mitte lihtsalt külma, vaid ka sügav külma. See agregaat suudab jahutada toidu kuni -18 kraadini, seega pole mingit probleemi. Kui on õues kuum suvi, siis võib tassida kogu tiimile head külma jäätist. Samas, kui on vaja toitu soojas hoida, siis ta hoiab seda kuni +60 kraadini soojas. Ehk siis ikkagi soe toit on ikka tõeliselt soe toit, mitte kergelt leige. Kokkuvõtteks ma arvan, et selle seadmega ma saan nüüd küll oma võttegruppi üllatada. Nad ei oodanud, et nad saavad tõesti sooja toitu soojast kapist. Nii et ma usun, et minu ülesanne selles osas on täidetud ja siinkohal suur aitäh Makitale.